tugev, käed pinge, nügi ära, lase neid pöörata, juhenda mängus siin palju hoidmist ka, liiga vähe, natuke juttu. Räägi, sööda, anna kohe info järgi. Ta lihtsalt teile söötudele anna see info, kas on seljas, kas on üksi, kas tuleb. Kui sa oled lähim, kui on palli kaotus, mis sa teed, võidad palli tagasi. Kohe lähed nii-öelda pressi, vahehal seal tee kas või viga. See on okei, see on mängu osa. Kui lähed olukorda, väärib mina. Liisi räägib ette, kui vaja. Väärib ette teile. Ja päeva lõpuks mängime rõõmu, mängime naudinguga, kasutame enda poolt ära. Kaitses aitame Karmenit, nägite ise Karmenit kindlalt tugevat käed, aga ikkagi jookseme lõpuni, jookseme kaasa ja anname neist kõik. Üks kõige kõik ühe eest. Mis see karp kolme peal ka vahelega. Kodus ja Türi ja kui käes minu pealt ka kuulema. Aega läheb. 1, 2, 3! Paide! Hästi. Jääb nii nagu on, oli või? Paide linnameeskonna naiskond või Paide LM naiskond, nagu ta meil lühendatult on. Raske mäng selja taga, see oli 3. nüüd sellel hooajal naiskonnal kaotusest hoolimata siin Kohilas täna, see ära oli silmis endiselt. Jah, eks üks ära oli võib-olla sellest ka tingitud, et uued vormid tulid täna kohale, et eks see ka kindlasti toob sära silmile, aga jah, et eks me nii-öelda, nagu ma olen naiste löönud ka see aasta, et me tahame nagu tunda rõõmu ja naudingut sellest, et me saame teha seda, mis meile meeldib, milleks on jalgpall, eks ta muidugi ole natuke raske, kui see treenituse tase hetkel võib-olla ole teab mis parim, aga eks me anname nii-öelda iga mäng nii palju, kui meil hetkel sees on ja teeme seda võimalikult rõõmsalt ja naudingu ja nii-öelda ühiselt. Koosseisu oli täna natukene napilt, on olnud ka mänge, kus on neid rohkem, see on selline rahvaliiga võlu ja valu. No nii ta kipub välja või nii ta paraku on jah, et täna oli jah, meil ütleme 10 mängijat, et siin erinevate põhjustega, kes on vigastatud, kes on kuskil esinemas, kes on kuskil muul põhjusel eemal, et täna oli jah, natuke nii-öelda vähe, aga nagu ma mängijatele ütlesin, et see tähendab seda, et siis kõik saavad vähemalt korralikult mängida, et keegi ei pea nukralt koju minema, et ma sain ainult 2 minutit mängida, et kõik said seal vähemalt 50-60 minutit peaaegu, nii et selles mõttes nagu täna edasi, aga kui alati algkoosseis on kohal, siis alati anname endast ikkagi parima. Kui keeruline seda naiskonda kokku saada üldse oli, see kaader nii-öelda, kes meil praegu koos on, väga üllatavalt kiiresti tuli ta kokku, et sai trennidega juba alustada? Noh, eks see, ütleme nii, et eks see oli nii ja naa, et praegu meil nimekirjas on, ütleme, 16 inimest, kes on nagu ära registreeritud. Iseenesest on ring, kelle vahel nagu see suhtlus käis nii-öelda, keda ma algselt ütlesin nii-öelda värbasin, siis või kutsusin, oli veel suurem tegelikult, et mitmed ikkagi ei saanud see hooaeg tulla või siis nagu ei soovinud tulla, aga jah, ütleme, et see enamus mängijatest on siiski, ütleme, endised Paide linna meeskonna naiskonna mängijad siis, et selles mõttes neil on see kogu aeg see Paide ikkagi hinges ja südames olnud, et selles mõttes ei olnud väga keeruline, et selle pealt ka nagu tuli see nii-öelda koosseis kenasti kokku ära, et saame see aasta nii-öelda seda rahvaliigat siin madistada. Kokkuvõttes natukene kogukonna projekt ka? Absoluutselt, eks see ongi see, et kuna siin nagu öeldud, et neile läheb see kõik korda ja nad siis seeläbi ka nagu toetavad nii-öelda kogu klubi kui tervikut ja päeva lõpuks teevadki seda nagu võimalikult rõõmsalt. Millal naiskonda toetama saab tulla? Mängu lõpus kuulsin, ütlesid, järgmine mäng on kodus nädala aja pärast ja kellega? 19. juuni on jah, kell 7:30 õhtu on kodus Pärnu Vaprusega. Et Pärnul on siin mitmeid naiskondi siin üle või liiga tasanditel, et küll on neil kõrgliigas ja siis nagu rahvaliigas. Aga jah, et kell 19:30 on kunstmurul mäng, et siis on võimalik tulla vaatama. Et muidugi nukker ongi see, et meil on see hooaeg rahvaliigas hetkel on 7 mängu ainult garanteeritud, et neid võimalusi väga palju see hooaeg ei teki, kus kaasa elama saab tulla, aga mõned siiski. Pärnuga kindlasti ei tule vähem kõva madin, kui siin tänane Kohila püsivusega oli üsna palju, on ikkagi meistriliiga mängijaid ka tulnud alla nii-öelda.
no nii ta on jah, et ega Pärnul on samamoodi mitmed kõrgliiga kogemustega mängijad ja aga tegelikult on ka meil neid, et seetõttu ka me seda A-tasandit mängime, et lihtsalt juba nii-öelda see juriidiline või bürokraatlik osa nõuab seda, et me ei oleks saanud B-taset mängidagi. Ehk et on mõlemal, aga Pärnul kindlasti on, ütleme, mängijad, kes on siin hiljuti seda nii-öelda teinud ehk mänginud. Ja ma arvan, et tuleb kindlasti kõva andmine, et Pärnu ja Kohila mängisid ka siin üsna võrdselt, et kui meil siin ka koosseis mõnevõrra nagu vähe tumisem tuleb nii-öelda ja kõik mängijad enam-vähem terveks saanud on ja kohal on, et siis kindlasti lähme mängu võitma, et see on iga mängu eesmärk ilmselgelt ka. Et 19. juuni, mis see kellaaeg oli? 19.30 Paide Kunstmuru staadion. Olge kohal. Näeme seal. Aitäh!